kiirteavitus. Iraanlased hakkasid sihikule võtma islami revolutsiooni kaardiväge pärast seda, kui režiim oli sunnitud USA surve tõttu taanduma. Sel laupäeval, 18. aprillil 2026 ei ole kriisi keskpunkt enam ainult Hormuzi väin. Fookus on nüüd sisereaktsioonil, sest paljud inimesed Iraani enda sees nägid Teherani poolt välja kuulutatud avanemist poliitilise alandusena pärast päevi kestnud ähvardusi, blokaadi ja vastasseisu retoorikat. See, mis juhtus, oli otsene ja ränk. Reedel 17. aprillil teatas välisminister Abbas Sarahti, et Hormuzi väin on relvarahu ajal kaubalaevadele avatud. Aga see avamine tuli detailiga, mis lõhkus režiimi jõukuvandi. Läbipääs jäi endiselt islami revolutsiooni kaardiväe loal ja marsruudid määras Iraan ise. Teisisõnu, Iraani valitsus püüdis näidata kontrolli, kuid paljude iraanlaste jaoks jäi hoopis teine mulje. Pärast Ameerika Ühendriikide survet alandas režiim tooni ja kiirustas kahjusid vähendama. Just nimelt siin tulebki mängu reaktsioon. Uudise keskmes ei ole ainult väina avamine. Oluline on see, et pärast seda taganemist hakkas viha langema islami revolutsioonilise kaardiväe peale, keda on aastaid esitletud kui süsteemi kõige karmimat, kardetumat ja otsustavamat jõudu. Kui režiim ähvardab kogu maailma, räägib vastupanust ja seejärel surve all taandub, siis nihkub ka süüdistuste fookus. Iraanis kasvab üks lihtne küsimus. Kuhu kadus kogu see jõud, mida kaardivägi lubas näidata? See lõhe ilmus isegi režiimi ametlikus masinavärgis. Iran International teatas, et riiklik meedia esitas haruldase ja terava kriitika Ratši ja läbirääkimiste meeskonna aadressil, öeldes, et sõnum Hormuzi kohta tekitas segadust ja andis Donald Trumpile võimaluse esineda võitjana. Kui süsteemiga seotud leer ise omavahel vastuollu läheb, on poliitiline kahju juba tehtud. Seda mõju tunnevad esimesena need rühmad, kes on alati toetanud režiimi kõige agressiivsemat retoorikat. Sotsiaalmeedias levinud materjalides oli reaktsiooniks viha, alandus ja alistumise tunne. Kritiseeriti Hormuzi avamist kohe pärast kokkupõrget Ameerika Ühendriikidega. See seisukoht kattub uudistes ilmunuga. Rahulolematus ei piirdunud ainult režiimi vastastega. See jõudis ka ringkondadesse, mis tavaliselt toetasid karmimat joont. Miks see reaktsioon nii oluline on? Sest see ei teki rahulikul ajal. See plahvatab Iraanis, mis on juba kannatanud repressioonide, majanduskriisi ja uute sisemiste karistuste hirmu all. Reuters teatas, et pärast sõda ja jaanuaris alanud repressioone elavad paljud iraanlased hirmus, et režiim võib veelgi karmimaks muutuda. Agentuur teatas ka mõned kuud tagasi, et valitsusvastased protestid kaasnesid üle 40% suuruse inflatsiooniga ja interneti katkestamisega, mis kehtestati pärast üleriigilisi meeleavaldusi. Teisisõnu, Iraani ühiskond oli juba haavatud. Kui taganemine Hormuzi küsimuses toimus, ei tundnud osa elanikkonnast ega režiimile lähedased ringkonnad kergendust, vaid pigem avalikustatud nõrkust. Kus see kõige tugevamalt välja paistab? Teheranis, kontrollitud võrgustikes, režiimi poliitilistes ringkondades ja elanikkonna kujutluses, kes on aastaid kuulnud, et islami revolutsiooni kaardivägi suudab vastu pidada igale vastasseisule. Reuters teatas, et 100 laevad ootasid endiselt selgust, et Hormuzi ületada ning Iraani poolt välja kuulutatud avamine oli endiselt piiratud kaardiväe loaga. See lõi režiimi propagandale tugeva hoobi, sest maailmale jäi mulje survestatud süsteemist, mitte olukorda valitsevast suurvõimust. Ja kes sellest kasu sai? Donald Trump. Just see punkt ärritas Iraani poole veelgi rohkem. Kui Hormuzi väina avamine välja kuulutati ja Ameerika president avalikult seda sammu tähistas, andis režiim vastasele poliitilise võidustseeni. Iraani riigimeedia kurtis just selle üle. Teade võimaldas Trumpil olla narratiivi keskmes. Struktuuri jaoks, mis on alati püüdnud näidata avaliku vastuseisu Ameerika Ühendriikidele, kõlab see tulemus moraalse kaotusena. Ja kui moraalne kaotus ilmneb, jõuab arve peaaegu alati esimesena islami revolutsioonilise kaardiväe kätte, sest nemad on selle projekti relvastatud nägu. Lõppkokkuvõttes on keskne uudis see.
iraanlased pöörduvad islami revolutsioonilise kaardiväe vastu, sest režiim ähvardas suurvõimuna. See sattus surve alla kui haavatav süsteem ja taandus seejärel suutmata säilitada omaenda jõukuvandit. See, mis pidi näima läbimõeldud manöövrina, hakkas kõlama kui sunnitud taandumine. See, mis pidi näitama kontrolli, hakkas hoopis viitama kulumisele. Ja see, mis pidi tugevdama revolutsioonilise kaardiväe autoriteeti, avas hoopis uue kriitikalaine Iraani sees. Täna kaalub rohkem kui Hormusi osaline taasavamine just see lõhe. Usaldusrežiimi kõige karmima haru vastu sai löögi just siis, kui see pidi näima kõige võitmatum.